No kujutage ette, et te tulete mööda tänavat ja tahate näiteks minna sinna majja, aga vahetult enne, kui kohale jõuate, kukute kokku. Teile kutsutakse kiirabi ja kiirabi selle asemel, et viia teid haiglasse, lohistab teid nendest treppidest üles ja paneb sinna foajeesse istuma. Kuigi te jalgu alla ei võta. Vot täpselt selline lugu juhtus ühe eaka mehega, kes järgmist kiirabibrigaadi ootas juba tunde ja tunde. Что у тебя случилось? У меня ноги не ходят. Ноги не ходят. Больные, да? Значит, и что ты делал? Врача вызывал или скорую помощь? Скорую помощь вызывал. Да. Вызывала женщина. Значит так, а что случилось? Почему ты здесь? Это неправильное место, наверное. Я ходил записываться на сауну. Ага. Парикмахерскую тоже. Понятно. И оставили. А с тобой должен скорую помощь заниматься, наверное. Да. Они уехали? Уехали, должны приехать. Должно приехать. Nii ootab eakas Sergei uuesti juba 2,5 tundi kiirabi, kelle tulek aga venib ja venib. Mis tegelikult mehega toimub, seda ilma meditsiinilise hariduseta kõrvalseisja öelda ei oska. Mina vaatasin aknast välja ja nägin, kuidas kiirabi toimetab siis seda meesterahvast meil trepist ülesse, kes ei võta õieti jalgugi alla. Nii et ta toetas, sisuliselt lohistas meile uksest sisse. Mina tulin vastu, küsisin, et kuulge, et miks ta meile toote, et te peate ta viima kiirabisse. Ta ütles, et aga ta kukkus ju teie maja ees. Ta ju pidi tulema siia majja. Ma ütlesin, et teate, et me ei ole sotsiaalasutus, me ei ole tervishoiuasutus, te peate ta viima haiglasse. Selle peale mulle öeldi, et ei, me jätame ta siia, me toome ta siia, sest ta kukkus ju teie maja ees. Ma küsisin selle peale, et kui mul koduaia taga keegi kukub, kas siis te toimetate ta mulle tuppa või? Kas mina pean taga siis edasi tegelema? Ja selle peale siis see noor tütarlaps nähvas, et ta jääb siia, me lähme väljakutsele. Ma küsisin, mis ma taga teen. Ta ütles, et tehke, mis tahate. Tiia-Liis Jürgenson asja niimoodi ei jätnud ja helistas uuesti kiirabisse. Ja hetkel on uuest väljakutsest möödunud tunde. Tegevuskeskus suletakse kell 4 ja hetkel on sinnani jäänud vähem kui pool tundi. Ma ei tea, mis tal viga on. Ma ei ole meedik, ma ei oska ta ravida. Ma ei oska teda aidata, aga see on selge, et ma ei lase teda välja. Ma ei saa teda välja lasta, ta kukub tänaval, ta külmab ennast surnuks. Kas sellist meditsiini me peame siis tasuma igakuiselt oma makse? Et me saame sellise teenuse. Kiirabi oli praegu täiesti seda meelt, et võta koju või tee, mis tahad. Keskuse sulgemiseni oli jäänud ainult 5 minutit, kui Tiia-Liis Jürgensonil kihvatas ja ta tegi häirekeskusesse uue kõne. Ma kirjutan, et kella 4 olete lahti. Jah, aga kui nüüd kella 4 ei tule, mis siis saab? Ma ei tea. Aga kes see teab? Kes see oskab mulle sellele vastata? Mis saab inimesest, kes on üle 2,5 tunni istunud ja oodanud? Ja kiirabi tõi ta meile. Jalgu ei võttes, et tal on tugev nõrkus või mis probleem? Teate, mina ei ole meedik. Mina ei oska öelda. Mina ka ei ole meedik, seepärast ma küsin. Just, mina ei oska öelda. Et seda peakski kiirabi vaatama, millest probleem. Üldse ei võtta, see tähendab, kas ta on joobes või... Ei, ta ei ole joobes. Üks kiirabi, kes ta meile tõi ja uksest sisse lükkas ja ära läks, siis tegelikult oleks tema pidanud ta kaasa võtma. Aga tema leidis, et kuna ta meie maja ees kukkus, et siis ta peaks nagu meile kuuluma. Ja kõike uuesti selgitades kestis kõne veel minuteid, kuni anti lubadus, et esimene vabanev brigaad tuleb mehele järele. Ja tõesti, selle korduva kõne peale viidi mees lõpuks haiglasse. Brigaad sai sinna kutse, vaatas mehe üle, selgitas tema tervislikku olukorda. Mees hetkel haiglaravi ei vajanud. Tema tervislik seisund selles mõttes kontrolliti üle ja mees soovis minna sinna sotsiaalmajja neid teenuseid tarbima. Ja lähtuvalt sellest, mis klient soovis, viidigi sinna ta sotsiaalmajja. No kirjeldus on, et ta lohistati sinna sisse ja öeldi, et meid ei huvita, mis edasi saab, et meil on uus väljakutse. Kiirabibrigaadi sõnade kohaselt see ei vasta tõele. Vestlesime nendega, küsisime täpselt seletused, kuidas need asjad toimisid. 2 kiirabitöötajaga teda mitte ei lohistatud, vaid ta kõndis trepist ise toe najal nii-öelda üles
ja see kellavahemik on ka täpselt teada, ma usun, et seal asutuses on kaamerad olemas, millest saab lähtuda ja vaadata, kuidas see asi välja tegelikult nägi. No aga järgmine väljakutse tuli õige pea, sest mees viidi, ta istus sinna maha ja enam jalgu alla ei võtnud, ja läks 2,5 tundi enne, kui kiirabi taas siis selle mehe juurde jõudis. Jaa, 2,5 tundi läks selle pärast, et sest ta tuli madalama prioriteediga häirekeskusele kutsele. Miks see sellisena on, mina nende tööd ei oska kommenteerida, aga ju siis ta ei olnud enam nii kõrgema prioriteediga kutse, et sinna peaks minema kohe kiirabi.